Veel enne, kui hakkame sisestama artikleid, artikligruppe ja klasse, vaatame üle, kuidas nad omavahel seotud on ning millises olukorras midagi neist kasutada tuleks. Esiteks artikkel, mis on kohustuslik. Artikkel on siis lõpptoode, mida te müüte, pooltoode, mida te toodate või ostate, toormaterjal, mida te ostate ja teenus. Ehk kõik, mida te soovite osta, müüa või laos jälgida, kõik need artiklid, kõik need peavad esiilis olemas olema. Sealt edasi tulevad vabatahtlikud grupeerimisviisid. Esiteks artikligrupp, mis on mõeldud tootmisele ja artikligrupi esimene kõige lihtsam väärtuslik funktsioon on see, et läbi artikligrupi on võimalik automatiseerida artiklikoodide süsteemi. Järgmiseks on meil artikliklass, mis on suunatud finantsile, ehk kui teie esiil on liidestatud raamatupidamistarkvaraga, siis on võimalik artikliklassidel määrata külge erinevad kontod ja objektid. Kui te soovite minna spetsiifilisemaks, siis on veel lisagrupeerimisvõimalus klassifikaatorid ja need võivad olla näiteks värvi järgi, toote perekonna järgi ja nii edasi. Neid saate panna siis artikli külge mitu, gruppi ja klassi ainult ühe. Ja lisaks sellele on klassifikaatorid võimalik jagada omakorda gruppidesse ehk siis klassifikaatori tüüpide alusel ära. Kuid vaatame ühte konkreetset näidet ka ja selleks on meil kaks toodet. Meil on kontoritool Chairman koodiga KT00453 ja teine toode on meil diivan Sandra koodiga TV22765. Ehk siis näeme, et erinevad koodisüsteemid neil on. Sellepärast, et üks neist on artikligrupis toolid, nagu me näeme siit, ja teine on artikligrupis diivanid. Nüüd, kui me vaatame artikliklassi, siis klassi järgi on nad mõlemad lõpptoote klassis. Ja kui nüüd minna veel spetsiifilisemaks, vaatame klassifikaatoreid, siis ühele on külge pandud klassifikaator sünteetika ja teisele nahk. Ja need mõlemad või kõik kolm klassifikaatorid on klassifikaatori tüübi all tekstiil. Ehk siis selline on näide, kuidas kasutada gruppi, klassi ja klassifikaatoreid.